Esimest korda tulid vabatahtlikud kevadel meie kahepaikseid üle tee abistama juba aastal 2012 ning igal aastal on tänu ettevõtmisele ellu jäänud tuhandeid konni. Ja sellepärast, et konnade ränne on alanud ja tuleme siis neid appi natuke, et aidata neil üle tee pääseda. Miks neid aidata tuleb? Sest nad talvituvad siis ütleme ühtedes paikades ja kudema lähevad teistesse paikadesse ja tihtipeale jääb siis sõidutee nende paikade vahele, ja nad peavad seda selleks nagu siis ületama. Paide linnas löövad alati kaasa ka paljud lasteaia lapsed. Ja tegemist on väga populaarse ettevõtmisega, mis on nüüd juba mitmes aasta käimas. Kuidas need lapsed tulevad? Kas nad pakuvad ise ennast vabatahtlikuks või ikkagi tuleb neid natukene meelitada? Eks meie siis lastevanematena teeme lastele reklaami ja räägime siis, kuidas me saame konni päästa ja lapsed tulevad väga suure hea meelega kaasa. Nad tegelikult saavad siit väga hea kogemuse. Ma vaatangi, et ega seda emotsiooni siin on ikka päris parasjagu. Ja emotsiooni jagub ikka palju ning lapsed on nüüd omavahel ka väga suured sõbrad tuttavaks saanud ning nad peavad siis sõbralikult ka konnasid jagama, et kes saab siis üle tee viia. Mõni laps on selline, kes võib-olla natukene pelgab konna. Mina täna ei ole neid lapsi küll kohanud, et siin on sellised lapsed kohal, kes hea meelega aitavad. Kaua see periood neil kestab, kus neil see liikumise aeg on? Ikka mõned nädalad kohe kindlasti või? No 2 nädalat, kuigi nüüd lähevad ilmad jahedamaks, siis nad lähevad võib-olla peitu jälle, et siis ja jälle soojaks ilmad lähevad, siis nad lähevad jälle rändama, nii et selle võrra võib-olla aeg pikeneb, aga 2 nädalat kindlasti. Päris paljud on uurinud, et kuidas neid konni aidata saab, et mida selleks teadma peab. Et kas selleks on mingid vastavad teadmised ka vajalikud? No konna ei ole hea võtta palja käega, sellepärast et inimese käe soojus teeb konnale kuuma šoki, et siis parem kanda kindaid. Ja kui konn on tee ääres, et sinna suunas, kus on siis tema nina, sinna poole ta tahab minna ja siis saab ta siis üle tee aidata. Kui nagu rohkem on plaan konni päästa, siis võtta äkki ämber kaabiks, et konn sinna sisse panna ja üle tee viia. Et inimesed igal juhul oma kodude juures kas või saavad õhtuti mõnusa jalutuskäigu teha ja abistada teha ka teene sõna otsese mõttes loodusele. Jaa, absoluutselt. Igaüks võib konni päästa.